on jõudnud pühapäev, 11. veebruar ja enne kui me saame hakata mõnulema ja pannkooke tegema, siis on meil vaja minna natukene tööd teha. Ma vist armastan oma tööd väga, et ma pühapäeval olen nõus kell 9 üles ärkama, et minna laivi teha. Aga peale seda saame mõnusada, nii et hakkame pihta, teeme smuuti kaasa ja lähme töötame. Continue straight. Ja me oleme kohal, me tulime siis Viru treeningusse, et esimest laivi teha ja Rain seal taga teeb juba sooja ja Martin juba helistab mulle, sest tema teeb laivi. Ja 12 seconds later. Ühesõnaga Martin on ka kohe kohal ja Rain saab kohe soojaks ja siis me teeme Facebooki laivi, kus siis on võimalik Rainiga trenni kaasa teha, sest ta teeb sükse enda lemmiku 30-minutise treeningu ja inimesed saavad siis kodus kaasa teha ja see on nagu selline formaat, mida me teeme terve veebruarikuu, ehk siis et iga pühapäev on erinev treener, kellega on võimalik kaasa teha trenne, et järgmine nädal on jooga näiteks ja ülejärgmine nädal on crossfit, ehk siis et ei ole mitte mingit vabandust, et ei saa trenni teha lihtsalt kodus, võta Facebook lahti ja tee kaasa, nii see lihtne see ongi. Tehtud, mis tähendab seda, et mina pean minema ka nüüd trenni tegema, sest mul on mega süümepiinad, et tema siin rabeles täiega, mina lihtsalt seisin ja tein mitte midagi. Mis tunne oli esimest korda laivi teha? Päris huvitav, uus kogemus. Oli hirmus ka või? Ja ikka oli. Ja ma olen kodus tagasi, mis tähendab, et on aeg lõpuks ometi pannkooke teha, aga see on natukene komplitseeritud viimasel ajal, sellepärast, et mul diagnoositi tsöliaakia, mis tähendab, et ma pean elu lõpuni gluteenist hoiduma. Ehk siis nagu 0 gluteeni tolerants, mis muudab pannkoogi tarbimise väga keeruliseks ja ma olen nõus olnud loobuma pitsast ja hamburgeridest ja ma olen leidnud lõpuks nagu asenduse pasta puhul, ehk siis ma olen leidnud kikerhernepasta, aga ma olen siiamaani leidnud veel head lahendust pannkookidele, mis oleks siis ilma nisu jahuta või üldse nagu mingisuguse teraviljata. Ma esimene nädal proovisin mingit sükest õudust. See maitses reaalselt nagu papp. Teine nädal ma tegin pannkoogid banaaniga ja täitsa head olid, aga ma armastan täiega soolaseid pannkooke ja see ei ole väga hea variant soolaste pannkookide jaoks, nii et täna ma proovin sükest asja. Ja fingers crossed, ma lihtsalt tahan pannkooke süüa, palun, leiame mulle lahenduse. Kui teie teate mõnda head pannkoogi retsepti, mis ei sisalda teravilja, gluteeni, siis palun jätke siia alla kommentaaridesse, te lihtsalt päästaksite mu elu nagu. Okei, enne kui ma head ja paremad selle krepi peale panen, siis ma mõtlesin, ma proovin seda niisama korra. Ehk siis tööhetk, kas see maitseb nagu papp või on lõpuks ometi mul võimalik pannkooke süüa. See maitseb reaalselt nagu pannkook. Vaadake, kes reklaamis on. Nii, Harri võttis mu peale ja me lähme nüüd Tallinna külje alla Viimsisse esimest korda Vimka lumelauaparki, sest jube mõnus oleks nagu käia päevas paar tundi mäe peal, aga üldse ei viitsi 3 tundi Lõuna-Eestisse sõita ja siis veel tagasi sõita selleks, et paar tundi mäel olla, nii et fingers crossed, et see Vimka on tuus koht. Siis saab tihedamini hakata lauda sõitma. Ja me jõudsime Vimkale kohale. Näeb väga cool välja, ainult et üks major issue on ja see on see, et järjekord on lihtsalt mega pikk. Mis tähendab, et me ei jää siia. Me proovime korra, kas Nõmmel on enam-vähem okei, sellepärast, et siin me enamus aastaselt seisaksime järjekorras selleks, et saaks sõita nagu natukenegi mäest alla. Et lähme vaatame, kas Nõmmel on normaalsem. Äkki me saame täna sõita. Oleks nii mõnus, sest vaadake, miks tund alla tuleb. Nii äge on. No nii, katse number 2 läheb lahti nüüd. Jõudsime Nõmmele. Autosid on nagu murdu. Loodame, et inimesi on vähem ka autosid. No nii. Sa vist ei tea päris, kuidas matemaatikat. No ma ei teagi, vist saab. Me sööme või? Tundub, et see Tallinna külje all lumelaua sõitmine on üks helge unistus, mis reaalsuseks ei saa mitte kunagi. Aga meil on... Lähme Soome, mis seal ikka? Moments later, more moments later. Kuna kinos ei ole midagi peale 50 Shades of Grey,
ja mina ei ole seda nõus vaatama minema, Kairi väga tahab, siis me vaatame hoopis kodus filmi. Nagu te nägite, siis Märti jõudis vahepeal koju ja enne kui me sööma hakkame, praegu tulsin praegu ilusasti ja filmi vaatama hakkame, siis on aeg see kuusepuu maha võtta. Märt tõi mulle ilusasti karbikese, et ma saaksin ehtid kõik ilusasti siia panna ja konkusse ära viia. See on tõepoolest kurb moment. Aga mis teha? On aeg. Tuidab pea. Jah, las ma aitan. See on nagu käepigistuse asja. Ja nii need jõulud kokku pakitud saidki. Ma kogemata vahepeal suutsin sukelduda taas kord töösse. But I finished now, nii et... Ma teen ka tööd. Vaatame korra, mis tööd Märt teeb. Oo, YouTube! Mis head tööd sa siin teed? Ma harin ennast. Kusjuures see on küll, et tänu Märdile ma olen ka saanud päris palju ägedaid kanaleid, mida jälgida, kus nagu reaalselt saad ka mingeid teadmisi, mitte lihtsalt ei raiska oma aega interneti avalustes. SciShow näiteks on üks mu lemmikuid, ma panen selle siia descriptionisse ja Smarter Everyday on teine lemmik. Ja, vaata seda. See ei tundu hariv, see tundub nagu meelelahutus. Aga igatahes ma panen need lingid siia alla descriptionisse, et kui te tahate tšekkida neid kanaleid, siis te saate neid tšekkida. Pane see ka. That's it. That's the biggest thing I've ever seen. Aga nüüd on filmi aeg. Eks ju, eks ju. Lili on ka nõus. Lili on ka jumala obsessed YouTube'ist lihtsalt vaatab nagu. Ja pisa on valmis! Et telkut vaadata. Muidu see telekas seisab absoluutselt täiesti niisama, sest mul ei ole telekat tellitud, sest ma ei vaata telekat, ma olen asendanud selle YouTube'iga täielikult. Aga siis kui on filmi juhtu, siis me paneme selle käima. See on nagu siuke traditsioon. Nii. Kus sa oled? Kus sa oled? Kus sa oled? Tšuu! Tšuu! Kadusid tükk jälle ära, jah? Davai, ma lõpetan siinkohal video ära. Ma loodan, et teile tänane video meeldis. Kui meeldis, siis pöial püsti. Ja me näeme juba varsti. Selle kohta mul tegelikult teile väike küsimus ka, et ma ei tööta väga hästi, kui mul ei ole graafikut, mille alusel töötada. Ehk siis, mis te arvate, kas ma peaksin tegema korra nädalas ühe video? Kui jah, siis andke mulle teada. Siis ma tekitan siukse graafiku endale. Aga davai, aitab tänaseks. Tšau! You know that bit of shopping? You're that bit of shoplifting. You see these goods? Never seen daylight, moonlight, Israelites, funny by the gaslight.